tere tulemast Musta kassi taru lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin tähekaardiga. Tähekaart on usk, lootus, tervenemine. See on ka, nagu tähed ise juhatavad meile teed, kui laevad sõidavad tähtede järgi. Ja meie soovime siis, kui mõni täht kuskil langeb, enda mingisuguse soovi ja loodame, et see täide läheb. Nii on ka see täht, et kui teil nüüd oli mingisugune mure, siis te tervenete sellest, et see leiab lahenduse. No kõik ühesõnaga paraneb ära, mis teil siin praegu on mureks olnud. See leiab lahenduse, te ise olete pärast targem ja võite olla kindel, et kui teil on mingisugune haigus olnud või et siis te paranete sellest ära. Täht teeb nagu kõik terveks, uuendab, aitab edasi minna, võib-olla ka midagi mõista, mis on siiani olnud selgusetu. Siis tuleb teil siin sauade 2. Sauade 2 on valikukaart. Nii nagu kõik kahed on valikud, siis on ka sauade 2 valik. Aga selle valiku puhul, mis teil tuleks sauade 2 teha, ei tasu loogikale nagu, kuidas ma siis ütlen, loogikale tugineda, vaid tuleks vaadata, mida te päriselt teha tahate. Kõik need sauad on väga kirglikud ja väga tahaksid kõigega peale hakata, aga mitte loogikale nagu tugineda selle valiku tegemisel, vaid oma tahtele, kirele, sellele, mida te tõesti tahate teha. Ja see loogika siin lülitage lihtsalt välja. Tehke ikka iseenda südame järgi see otsus. Edasi tuleb teil sauade 9 ja kui te nüüd kahtlesite selles, et kas te saate sellega hakkama ja hakkate ikkagi nagu loogiliselt asjale lähenema, siis see sauade 9 ütleb seda, et te tegelikult olete võimsam ka suitsu sees joostes, kui te ise võite arvata, et teil on nii palju jõudu ja nii palju tarkust, et selle kõigega tegelikult saate te väga hästi hakkama. Ja siis tuleb narr sinna järgi, mis räägib uuest algusest. Ja mina olen teile öelnud võib-olla ka kunagi, et võtke oma julgus kokku ja hakake pihta. Sest narr räägib sellest julgusest just nimelt sealt kalju pealt alla astuma hakata, mis seal praegu paistab on tühjus. Aga nii kui te oma jala välja sirutate ja lähete selle esimese sammu astute, nii avaneb teie ees see trepp või tee, mida mööda täiesti turvaliselt sealt kaljunuki pealt alla kuristiku saab. Et teie ülesanne on pihta hakata. Ja, siin on valikute kaart, on see armastajate kaart. See valikute kaart on selline, minu meelest on see selline oma unistusi taga ajada või leppida sellega, mis teil praegu olemas on. Et ongi just täpselt selline valik, et teil mõlgub meeles mingisugune asi, mingi unistus, mida te tahaksite teha teoks. Ma ei tea, mis see iganes on. No see on selge, et te kahtlete selles, kas te sellega hakkama saate ja hakkategi loogiliselt mõtlema, et ma teen selle, ei tea, kas see on hea otsus. Kui ma ei tee, mis siis saab, siis ma pean leppima sellega, mis mul praegu on. Jah, siin edasi tuleb 10. See on sauade 10, mis on tegelikult raske koorma kaart. Te kas ise olete endale võtnud raske koorma või on see teie õlule pandud? Nii, ja siis tuleb siit müntide 8. Müntide 8 räägib töö tegemisest, ta räägib vilunud töö tegemisest, ta räägib sellest, et teie olete oma ala professionaal. Teete oma tööd armastuse ja pühendumusega ja teile meeldib see, mis te teete. Te ei tee vastutahtmist ega raha pärast, te teete selle pärast, et teile see meeldib. Et võib-olla te siis mõtlete ikkagi oma selle unistuse peale, et kas ma hakkan nüüd seda taga ajama. Väga nagu ei julge ka, tulemus ei ole teada, kas ma pärast tunnen sellest kõigest rõõmu, mida ma tegin. Et teil on tõesti nagu mõelda vaja, kas võtta endale veel mingi lisakohustus, hakata oma unistuse poole püüdlema või tegelikult leppida sellega, mis mul kõik on, kahtlete iseenda võimetes. Tegelikult ei ole vaja, sest nagu kaart ütleb, olete te ka suitsu sees joostes võimsam, kui te ise arvate.
Et vot selline tuli see nädala lugemine teile. Kui teile minu lugemine meeldib, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.